Ahoi sõbrad, mul on väga hea meel, et sa oled jälle tulnud siia minu kanalile videot vaatama. Loodan, et teil kõigil oli mõnus nädal, aga eelkõige loodan, et teil kõigil tuleb mõnus nädalavahetus, mis on täis seiklusi ja puhkamist. Et kui plaanite mingit suuremat matka või siis kuskil lihtsalt platsi peal veeta ja looduses puhata ja siis kogu see töönädal selja taha jätta. Nüüd, kui te mäletate, ühes videos ma testisin odavaid rajakaameraid ja need toimisid siis päris hästi, ma ütleks, ja tekitas mulle aina rohkem huvi hankida midagi uuemat ja paremat. Ja tuleb välja, et mind on siis taas kord märgatud, on inimesi, kes tahavad siia kanali arengusse panustada, et ma saaksin teieni tuua rohkem videoid loodusest või siis loomadest ja kõike seda kaadrisse püüda. Ja leidsin siis endale uued sõbrad sellisest kohast nagu Valvemaailm ja nemad siis tegelevad erinevate kaameralahendustega, olgu see selleks siis kas rajakaamerad või siis turvakaamerad koju, et nendelt leiab siis kõike. Ja nad võtsidki ühendust, et nad on mind jälginud, neile pakkus väga huvi ja kuna ma videos mainisin, et mul on plaanis hankida endale mõni SIM-kaardiga töötav rajakaamera, haarasid nemad kohe sõnast kinni. Ja tänases videos siis hakkangi seda pakki avama ja koostöös Valvemaailmaga see video on ka teieni tulnud. Plaanis on siis avada see pakk, vaadata, mis mulle siin saadeti. Ma põgusalt olen natukene tutvunud sellega, aga kuna ma tahtsin päris emotsiooni ja kuidas päriselt see paki avamine ja kõik käib, siis sellest tulenevalt näete te seda koos minuga. Ja plaan ongi siis tutvuda, milline see kaamera on, mis siin komplektis on ja mis võimalused selle kaameraga on. Ning peale seda siis me lähme paneme ta kuskile püsti, testime ta ära, kuidas videopilt on päeval, kuidas on öösel, kuidas erinevad funktsioonid seal toimivad ja saamegi siis selle asja üle vaadata. Nii et nagu ikka, hangi natukene süüa juua ja vaatame siis, kus me selle tänase avastamisseiklusega jõuame. On aeg see pakk lahti teha ja vaadata siis siia sisse, mis siin leidub. Ilusti Valvemaailma süke kena logo on ka siia peale pandud. Siin on mingi väga ilusti ära pakitud, et ei saaks kannatada. Siin on natuke rekvisiite. Nii. Siin on siis 128 GB mälukaart. No siia peaks ikka omajagu mahtuma peale, kui me hakkame salvestama. Ja siis on kaamera ise, jah. Tõstame need siia kõrvale ilusti. Tublisti ära pakitud, et ei saaks kannatada. Ja kaameraga on tegu siis... Tal oli mingi kindel nimi ka minu arust. Ranger, jah. EB8 Pro Ranger siin külje peal. Ja tegu on siis komplektiga, kus on päikesepaneel kaasas, et ta pikaaegselt toimiks. Ja tegu on siis, siin on eraldi veel funktsioon näiteks peal kohe kirjas, et tuvastab ära loomad. Siis on IR LED valgus, mis ei nii-öelda sära. Maht on 10 400 mAh ja päikesepaneel on 8 vatti. Nii et päris tubli komplekt tundub. Lisaks on GPS ka peal, et asukohta tuvastada. See on väga suureks plussiks, et eelmises videos, kui te mäletate, ma ühe panin ja tükk aega otsisin siis, et kus mul see kaamera on, et ei leidnud üles, et siin on ju täitsa mõnus. Panen paika ja siis, kui üles ei leia, vaatan lihtsalt GPS-i järgi. Ja lisaks siis on siin 20+ loomaliiki, mis ta tuvastab ära. Et siin piltide peal on igast krokodillid ja elevandid ka, aga ma ei ole kindel, et me Eesti looduses neid kohtame. Aga näiteks linnud, kitsed, karu, hundipilt on isegi siin ussid, et ikka tuvastab ära. Ja see kaamera siis toimib nii 4G SIM-kaardiga kui ka Wi-Fi peal. Et ma siin hankisin juba kõnekaardi ka, pärast selle siis installime siia sisse ja saame siis nii-öelda läbi võrgu vaadata.
Nii, kiikame siia paki sisse ka. Võtame selle kile ilusti ära. Nii. Tootja firma on siis selline nagu Esvis. Ma ei ole varem sellise firmaga kokku puutunud, aga mulle tundub, et ta kindlasti on väga asjalik. Nii, esimene asi kohe, mis ma siit leian. Päikesepaneel. Ja lisaks on siis siin mingi kinnitus ka kaasas. Jah, see on see nii-öelda kruvikeerajaga saad kinni keerata. Tõstame need asjad kohe siia. Päikesepaneel. Väga mõnus. Mulle meeldib see, et kui te nüüd, ma ei tea, kui palju siit kaamera pildist ära tuvastate, aga kui ta keerate kindlasse asendisse, siis ta jätab sellise mulje, nagu tegu oleks puukoorega. Ehk siis teda saab loodusesse väga hästi peitu panna, et sulab selle loodusega ühte. Nii, järgmine asi, mis me siit võtame, on kaamera ise. No, ikka kaalub. Väga ilusti on pakendatud. Näete, saab otse siit kohe kleevised ka maha võtta, et tegu on täiesti tutikaga. Ja see on samamoodi, ma muidugi ei tea palju kaamera pildist näha, aga ta jätab imitatsioonilt sellise, nagu tegu oleks puukoorega. Ja nüüd, kui me paneme ta kuskile puu külge, siis ta sulab väga hästi sinna sisse, et väga hea on sellega kindlasti igasuguseid loomi jälgida ja kas või niisama, mis iganes, kus kellegi pesa on või hurg sinna ligidale panna. Ja kui ma õigesti aru saan, siis see on 360 pööratav ja see osa peaks ka siin päris lai nurk olema, kuhu keerata. Nii, ja võtame siit selle osa. See on siis see osa, millega kinnitada päikesepaneel, ma arvan õigesti. Jah, vähemalt selle järgi vaadates siit. Just, see on siis see päikesepaneeli osa, millega saab kinnitada. Väga super. Nii. Ja lisaks on siin veel siis erinevad manuaalid. Siin on manuaalid, siis on kinnitusvahendid ja laadimiskaabel. See on siis nüüd, et ühendada päikesepaneeliga või siis eraldi laadida. Pigem tundub, et eraldi laadida, sest et päikesepaneeli küljest tuleb ju, see jookseb kaamerasse ja see toidab kaamerat siis. Aga et kaamerat eraldi laadida, siis on veel üks juhe kaasas. No väga super. Nüüd järgmine asi, mis ma teen, tuleb siis äpp ka alla tõmmata, et ära ühendada. Rohkem siin vist midagi ei ole. Ei ole. Kinnitusvahendid ainult, nagu sai öeldud. Ja ega muud ei olegi. Paneme need asjad siia sisse ilusti. Nii, nüüd ma tõmban selle äppi alla ja katsume selle kaamera ära seadistada, et paneme paika ka mälukaardi ja SIM-kaardi, et ma kohe teen need seadistused ära ja siis näitan teile ka täpsemalt. Ma näitan teile korraks seda komplekti siis natukene ligemalt ka, et ei pruugi võib-olla kaameras sealt eemalt vaadates nii hästi näha, aga see on siis see karp, kus see oli. Ja mis ma tahtsin siin näidata, et ta salvestab 4K Ultra HD ja selle mälukaardi pealt vaadates tundus, et see on täitsa võimalik ja potentsiaalne. Ja lisaks siis on siin veel need loomaliigid, mis ta tuvastab. Ja ta peaks siis pimedas väga hästi võtma. Siin on erinevad režiimid ka pimedas filmimiseks. Võt nõnda. Nii, siis see on see päikesepaneel. Ennem põgusalt natukene nägite. Siin on juba see õige kinnitus olemas, et selle pärast paneme puu külge ka. Ja siis nii-öelda see on siis kaamera ise. Siia jookseb see juhe sisse, mis toidab ja laeb neid akusid. Ja nüüd ma pean siis lahti kruvima selle osa siit. Siia me paneme SIM-kaardi kui ka mälukaardi
ja on ta siis kasutamiseks peaaegu valmis. Kui see on lahti kruvitud, siis me saame selle ära võtta. Tuleb ettevaatlik olla, et kruvid ära ei kaotaks, eriti kui te teete looduses seda asja nagu mina. Ja mis siin siis on SIM-kaardi koht, microSD. Valvemaailm siis mulle pani kaasa 128 gigabaiti kaardi. Siia peale siis salvestab. Saame selle panna paika ära. Tähtis on, et ta saaks õiget pidi siia sisse. Noh, nagu iga mälukaardiga. Nii, olemas. Ja siis on SIM-kaart, et tuleb panna mikro või nano, mis see õige nimetus sellel on. See tuleb siia panna ja tähtis on nüüd see, et siia sobib iga teenusepakkuja SIM-kaart. Tähtis on lihtsalt see, et te võtate parooli maha sellel telefonisaadetest ja siis, et siin peal oleks internetti ka, siis te saate igal ajal siia ligi ja näete, mis siin toimub siis. Nii, ja nüüd mul eriti pikad küüned ei ole, aga tuleb ta siia sisse vajutada. Järgmise sammuna siis tuleb tõmmata see äpp, kuna selle tootja firma on Esvis. Siin sai näidatud ka karbi pealt Esvis, siis me otsime App Store'ist, otsime selle õige pakkuja. Nüüd on see, et mina isiklikult kasutan iPhone'i, siis on App Store ja kui teie telefon on Android, siis te peate minema sinna Google Play poodi ja sealt saate. Start tab successful. Nii. Ja kaamera on tööle läinud. Nüüd ta siin hakkab automaatselt ennast sättima. Päris äge. Paneb paika endal kõik asjad ise. Nii, ja järgmine samm on see, et ma pean siit telefonist nüüd lisama seadme. Ja nagu ma aru saan, siis tuleb siin nii, ja juba leidis siit selle õige EB8. Next. Ja valime 4G kohe. Ja katsume selle siis siin nüüd tööle saada. Connection successful. Ja andis teada juba, et on ühendunud. Ja ongi esmane ühendus tehtud. Kaamera töötab väga kenasti. Päris hea graafika ja kõik on nii palju, kui ma juba siit telefoni pealt näen. Ja nüüd me siis peamegi minema panema selle kuskile metsa ülesse. Ja siis ma näitan teile natukene täpsemalt, aga muidu praegu kaamera on mul siin karbi peal. Ja näete, ma ei tea, kui palju siit läbi tuleb. Noh, muidugi päike nüüd peegeldab ka, aga mind on ilusti näha siin kaamera pildist. Kui te nüüd natuke ligemalt vaatate, siis siin on selline kiirkinniti. Sellega me paneme kaamera siia puu külge ja siin eemal siis näete sellist lagedat välja. Et ma praegu panen selle kaamera siia. Kuna siin ligidal tundus üks urg ka olevat, siis me suuname sinna uru poole selle kaamera, et kahjuks uru ette ei saa panna, kuna seal ei ole lihtsalt kuskile kinnitada ja ma ei hakka eraldi palki minema otsima selleks, et see väga pikka tööd võtab. Aga see selleks. Ehk siis me võtsime natukene peibutust ka kaasa, siin on mingid pähklid ja pasteedid, et ma panen need sinna kännu peale ja siis vaatame, kes äkki keegi tuleb sööma. Nii, aga ma keeran selle siia kinni. Nüüd ma räägin selle põhimõtte ära, et see läheb siia siis selle kinnitiga vastu puud. Paneme selle siia kinni. Päikesepaneel tuleb siia ülesse ja suuname siis selle sinna poole ja vaatame, kes siia siis pilti jääb. Kaamera on siin küljes nüüd kinni. Tegelikult seda saab ka panna kruvidega erinevat pidi, aga kuna ma ei taha praegu elusat puud vigastada, siis ma panin selle kiirkinnitiga ja nüüd paneme kohe siis siia selle päikesepaneeli ka ja siis näete kogu seda kuidas ta siin ühenduses on. Kaamera on nüüd püsti ja mis mul siin juhtus oli see, et suures tuhinas ma kaotasin kuskile nüüd siia võssi ära ühe selle metallrõnga, millega kaamera on pandud, aga ei ole hullu. Neid ma saan ehituspoest juurde hankida. Aga õnneks mul oli olemas selline, et mul teistel rajakaameratel on see kiirkinnitusega rihm, et kindlasti ma arvan, et ma hangin neid rihmas endale varustusse, et sellega saab kiiresti panna selle päikesepaneeli üles, kui ka tegelikult kaamera saab mõnusalt kinni tõmmata. Ja nüüd on kaamera püsti, ma kohe suunan selle kaamera õigesse kohta, paneme sööda maha ja siis ma teeme mõned katsed, et ma panen kaamera filmima ka ja vaatame, kuidas ta siis sinna
meid peale salvestab. No toidupakkidest jääb alati pasteeti alles, et paneme seda pasteeti siia ja raputame küpsiseid ka ja vaatame, kas keegi siia sööma tuleb. Teeme siia loomakestele mingi väikse kokteili niimoodi. Ja vaatame, äkki keegi tuleb maiustama. Mis selle kaamera puhul äge on see, et ma saan seda igas suunas pöörata, aga samal ajal näiteks, kui ma ise olen kuskil ära ja kas või ma panen selle valvekaamerana üles, keegi satub minu territooriumile, siis ma näiteks saan alarmi lasta. Teine hea asi on see, et ma saan läbi telefoni rääkida selle kaameraga, ehk siis ma näiteks nii-öelda nagu helistaksid selle peale, kui keegi on su territooriumil, vajutad telefonis peale, et räägi ja läbi selle kaamera siis kõlarite, sa saad anda teada, et ala lahkuge siit territooriumilt või te ei ole siia tere tulnud. Tähelepanu, te ei ole tere tulnud siia. Lahkuge koheselt. Te ei tohi siin territooriumil olla. Hae, karu, rebane, hae. Ühesõnaga, selle kaameraga on väga-väga palju funktsiooni ja asju, mille jaoks seda kasutada. Minul kindlasti ta hakkab saama peamist kasutust kui rajakaamera, et ma saan teda igale poole panna huvitavatesse kohtadesse, et ta ise toidab ennast ja noh, ikkagi pikk aku eluiga on sellel. Mis veel? Ma arvan, et me jätame nüüd selle siia seisma, äkki keegi kõnnib mööda, et telefonile tuleb teade ka, et näiteks ma kohe näitan teile. Näiteks kui ta on mingi inimese tuvastanud, siis ta annab kohe siit teada. Muidugi praegu võib natukene peegeldada, aga midagi enam-vähem on näha. Et ühesõnaga ta peaks automaatselt ära tuvastama, kas tegu on inimesega või tegu on loomaga ja ta saadab kohe sellest teate. Ja me jätamegi ta nüüd siia pimedat ootama, et me pimedas tuleme ka uuesti filmime korra, kui pimedas seda alarmi panna ja lisaks siis vaatame, siis ma juba salvestan telefoni pealt, et milline see videopilt on nii-öelda selle pimedas valgusega, et siin vahepeal ma ühe juba salvestasin, seda juba nägite ja nüüd siis tuleb ära testida ka pimedas ja jätame ta siis ööseks siia, et äkki mõni loom kõnnib läbi, et me jätsime siia natukene peibutust ka ja vaatame, äkki saame kellegi pilti siia. Vahepeal on siin siis päris pimedaks läinud. Öö on käes ja võtame selle äpi siin lahti siis. Nüüd ta laeb siin ja vaatame, kuidas siis pimedas on. Ja päris hästi valgustab, kui aus olla. Nüüd ma saan siin vahetada külgi. Telefoni ekraani pealt kontrollitav ja vaadake, kui valgeks ta teeb ümber ringi. Aga tegelikult, ta teeb valgeks, aga reaalsus on see, et metsa alt vaadates see tegelikult valge ei ole, et see on IR valgus, mis siin nõnda valgeks teeb. Et praegu tundub nagu mingi asi seal valgustaks, aga tegelikult see nõnda ei ole. No võt, ma korra salvestan siin ühe klipi ka. Ma saan siin salvestama panna. Nii, ja nüüd hakkas salvestama. Laseme mõne hetke salvestada ja siis ma panen selle sama klipi kohe teile siia järgi. Et siin on see känd, kus me panime selle söögi. Me saame siit zoomida ka. Ja 8 korda zoom, aga saab natukene kaugemale ka. 13, peaaegu 14. Aga siis tulevad juba pikslid. Praegu on siuke 1,7. Ja nüüd on jälle täiesti tavaline. Nii, ja siis paneme salvestamise kinni ja vot selline ta pimedas välja näeb. Ja nüüd salvestas automaatselt mulle albumisse ka
Et see on päris hea funktsioon, et kui ma tahan teha pilti, näiteks teen foto või siis teen video ja ta automaatselt salvestab mulle selle telefoni. Nii et see on päris hea funktsioon. Nii, aga ma jätan ta nüüd ööseks siia seisma ilusti, suunatud siia, kus see toit on. Ja hommikul kontrollin siis, kas keegi käis seal või mitte, et loomad siin kuskil öösel alles lähevad aktiivseks ja homme lähme vaatame siis ka selle ala üle. No vot, sai siin pimedas ka ära vaadatud see ja telefoni pealt näidatud, et minu arust on väga asjalik asi ja väga palju võimalusi, mis saab sellega teha, et kui kellelgi on plaanis soetada, siis miks mitte, kui nädala sees see valvab sul kodu, aga nädalavahetusel lähed kuskile metsa, paigaldad jõe äärde, järve äärde, kuhu iganes, et selline 2 ühes lahendus. Et minu arust on küll väga asjalik asi ja päikesepaneel, just see nagu värvi ma tooks esile, et ta just nagu sulandub selle puu taustalise siia sisse, et kaugelt vaadates, et väga lahe. Lisaks minu arust, kui ma nüüd ei eksi, ta oli IP66 kvaliteediga, ehk siis ta peab ikkagi väga tugevates oludes vastu. Nii et lähme kiikame korra Valvemaailma kodulehele ka ja ma näitan teile, mis seal saadaval on. Ja hetkel olengi siis Valvemaailma kodulehel. Siit leiate siis erinevaid seadmeid enda kodu kaitseks, olgu siis selleks videovalve, valvesüsteemid. Siit leiate nutika kodulahendusi, salvestusseadmeid ja siit siis vaadates leiate erinevaid asju. Siin samas ongi siis seesama kaamera ka, mida me parasjagu oleme videos testimas. Aga siit kindlasti leiate igas hinnaklassis midagi. Ja siin väga palju valikut, et kindlasti vaadake siin ringi ja saate erinevaid vaadata. Ja alates siis 75 € ostudele on tasuta tarne, mis minu arust on väga suureks plussiks. Nii et kui vähegi aega, tulge tutvuge ja ma usun, et te saate endale koju väga sobiva lahenduse, mis tagab teie turvalisuse ja nii-öelda heaolu, kui teid ennast ei ole kodus. Koduleht üle vaadatud, siis olete natukene kursis, mida Valvemaailm pakub. Nii et kui vähegi otsib koju endale nii valvelahendusi, kas kaamera või millegi muu näol, siis kindlasti vaata Valvemaailma kodulehe pealt üle, mis neil pakkuda on. Aga mis mina ja Valvemaailm teile saame pakkuda on see, et kogu S5 firmade kaamerad kuni selle aasta lõpuni kasutades sooduskoodi Romeo20, siis kõikidelt S5 kaameratelt saate -20% alla. Nii et ma usun, see on päris hea pakkumine, et kui vähegi vajad, kas endale rajakaamerat või tahad, ma ei tea, garaaži kaitsta, majale panna mõne kaamera, kas siis Wi-Fi toel või siis näiteks ka 4G kaardiga, et saate sealt siis kindlasti tutvuda ja vaadata ning vähegi huvi on, siis kindlasti kaitske oma territooriumit ja enda vara, mis teile kuulub, et tihtipeale on inimesi, kes imustavad teiste vara ja kahjuks nii on. Siis hakkab minuga igal pool kaasas käima ja paneme ta siis ikkagi see suvi ja kuni sügiseni välja väga kõva kasutuse alla. Et saamegi siin erinevaid maastikeid asju testida, käia erinevate järvede ja jõgede ääres ja suur pluss on juba see, et ma siis saan telefonis ka vaadata, kui mõni teade tuleb, et kes mul seal ringi hiilib. Olgu selleks siis mõni loom, lind või mine tea, äkki mõni marjulinegi läheb mööda ja vaatame, mis ta seal siis seenesaak on, et teate ju isegi, et eestlane ennem reedab oma suurimad saladused kui oma kukeseene koha, nii et võib-olla selle toel saame kukeseened ka üles leitud. Ja selline see video täna siis saigi. Omalt poolt suurimat tänusoovid soovin öelda Valvemaailmale, kes oli tänase video sponsor. Tänu teile, Valvemaailm, saan ma hakata tuua rohkem videoklippe ja pilte loomadest siia kanalile. Nii et saame seda siis igal pool kasutada, püüdes kinni erinevaid linde, loomi ja nagu ma enne mainisin, siis võib-olla ka mõne kukeseenelise ja saame ka rahvale mõne hea kukeseene koha leida. Nii et suurimad tänud teile, Valvemaailm, ja ma loodan, et edaspidigi saan teile saata natukene videoklippe loomakestest. Aga kel vähegi on vaja enda suvekodu või igapäevakodu turvaliseks teha või tahab lihtsalt loomi otsida metsas, siis taas kord Romeo20, S5 tooted, Valvemaailm, need on need võtmesõnad. Nii et loodan, et teile see video meeldis. Kui teile meeldib see, mis ma teen, siis
kindlasti ärge unustage seda kanalit tellida, pange videole ka like. Tänu sellele jõuame rohkem rahva ette. Ja varasemalt mainitud ka, et üldiselt ma seda tasulist sisu ei tee. Aga kui sa tunned, et sa tahad toetada minu seiklusi looduses, aidata mul ehitada üles seda suvemajakest ja rohkem looduses aega veeta, siis kindlasti tule ka tasuliseks kanali liikmeks. Läbi selle siis saad väikse panuse anda, et siin looduses käies natukene kuludega nulli tulla. Aga vot, mis siis ikka? Istun siin, kuulan linnulaulu, panen kaamerale uued seaded peale ja jätame ta siis mõneks ajaks siia. Katsun teile ikkagi mõne loomakese siin videopilti tuua. Teiega aga näeme juba järgmises videos ja olge mõnusad.